oleme tulnud Raplamaa rakenduslikku kolledžisse kajastama Cyber Wizards küberturvalisuse laagrit ning teada saama, mida arvavad noored küberturvalisusest ning miks on vaja seda õppida. Küberturvalisuses on süsteemselt puudu töökäsi ja mida me näeme on ka see, et valdkonnas töötab väga vähe naisi ja tüdrukuid. Ja sellepärast me olemegi kutsunud esile sükse algatuse nagu Cyber Wizards suvelaager. See on rahvusvaheline laager, kus me tutvustame noortele küberturvalisust kui just karjäärivõimalust. Ja selle laagri eesmärk ongi neile tutvustada karjääri selles valdkonnas. Kuidas te selle laagri avastasite? Mu isa pakkus välja selle ja pakkus välja, et kas tahab minna ja ma ütlesin, jah. Ma leidsin selle laagri läbi ühe programmi, mis toimus kodutartega, kus tuli Allan ja Tia meile ühte töötuba tegema. So in the Bahamas, we had a Girls on ICT Day conference. It's a technology conference. And the national cert team, they came and they informed us about it. And I applied. For me, my mom saw the flyer and she sent me the link. And then after that, I filled out the form and basically did the interview and all that. My father, he was like, do you want to come to Estonia? And I was like, yeah, sure. And he's like, you know, for what? And I'm like, I'll be okay with it. Mis on teie lemmikhetk laagrist olnud seni? Eile toimus töötoad, kus saime erinevaid asju proovida, näiteks Wi-Fi'sse häkkimine, põgenemistuba ja üks Minecrafti maailm, kus pidime seisma iseenda eest, kui on ahistajad või keegi, kes kiusab meid seal. Väga aga meeldis eelne päev eriti need töötag, et ma saame ise valida. Pluss eelne õhtune aktiviidi, geolokatsiooni äppi, me teeme erinevaid töötubastega põhimõtteliselt. My favorite moment was the workshop, the AI manipulation workshop with Miss Tina. I really enjoyed it. My favorite one would probably be when we did the Minecraft simulation. I thought it was really cool and it really showed how it can really affect you in games or just everyday life. Probably people. People out here are absolutely awesome. The girls are nice, they're cute, they're sweet and they're making the experience this good. Mida te ütleksite teistele noortele, kes on huvitatud sellest laagrist? Kindlasti, tulge siia proovima. Ja kindlasti nagu ta ütles, et jah, tulge, vaadake. Isegi kui see tundub hirmus, siis siin on nii palju huvitavaid inimesi, kes ütlevad, et pole hullu, teed vigu, küsimusi. I would tell them to join, but I would tell them to have an open mind because for us from the Bahamas, it's a different experience, but I still enjoyed myself. Yeah, I would definitely tell them to do it and I would recommend it. I would just say, be open and be open to making new friends and meeting new people. Do it. Definitely do it, actually. Mis on siin laagris noorte ülesanded? Nende ülesanded on õppida erinevat sorti küberturvalisusi, arvates lihtsatest asjadest, wifi, pildid, kuni siis väga raskete ülesandel välja. Kas arvate, et noored on sellega praegu siin laagris hästi hakkama saanud? Nad on väga hästi hakkama saanud. Mis on nende jaoks kõige keerulisem olnud siin laagris? Ilmselt täiesti uute süsteemide õppimine, võrgud, Kali Linux ja sellised asjad. Kas arvad, et need noored võivad küberturvalisuse valdkonnas ka kaugele jõuda? Kindlasti usun. Meil on juba varasemalt kogemus olemas, kuidas meie varasemad õpilased on jõudnud päris kaugele. Isegi üks sai presidendit alles kiituskirja.